Mina olen Muinsuskaitseameti Saare maakonna nõunik Liis Koppel ja ma räägin nendest muinsuskaitse järelevalve teemadest oma maakonna objektide näitel viimaste aastate näidete puhul, aga just selles võtmes, et mis nagu siin tänane terve päev on olnud, natukene on kokkupuuteid Tanni teemadega ja Marise teemadega ja Üllari teemadega ja lõppkokkuvõttes kõikide teemadega. Ja ma toon konkreetsed sellised näited ja pajatan natukene juurde, et saate igaüks kaasa mõelda. Kui me räägime muinsuskaitse järelevalve teemadest näiteks konstruktsioonide näitel, siis siin on ühe mõisa peahoone katustööd käimas. Ja tegelikult see järelevalve teemade osas oli sellel objektil hästi oluline roll selles punktis, kus põhiprojekt oli koostatud, üsna nagu meie maakonna mõistes tavapärase staadiumis täitsa rahuldavalt. Ja kui see projekteerimine oli, siis tegelikult olid need konstruktsioonid kõik katuslae taga peidus, ehk siis ei olnud täiesti arusaadav, et mis on seal hilisemad ümberehitused, lisandused ja mis on originaalina säilinud. Ja väga palju seal katusetööde seonduvalt ka tuli välja selliseid hilisemaid ümberehitusi ja lahendusi, aga üks hoone osa siis oli täiesti originaal 18. sajandi teisest poolest. Ja muinsuskaitse järelevalve rollil oli nagu selles osas oluline kaal, et hinnata seda uut avastust, teha siis korra töödes seisak ja siis otsustada, et me ei lähe selle projekteeritud lahenduse lihtsate nagu tappide peale, vaid taastame originaalkonstruktsioonid nagu ajalooliste võtete, meetoditega ja säilitame need. Et tegelikult kui oleks lähtutud projektlahendusest, siis tegelikult meil seda väärtust enam tänaseks säilinud ei oleks. Järgmine näide. Samuti ühe mõisa peahoone vundament ja sokkel. Projektis oli näidatud, et selles tsoonis on kahjustus, aga väga detailselt seda polnud ära lahendatud. Ja see kahjustus siis, see paekivist sokkel ja vundament, et tegelikult see nurk oli selline, et väljast oli nagu juba projekteerimise staadiumis näha, et siin on nagu kivid vajumas, siin oli oskaja remondimees pannud montaaživahuga seda. Siin oli tegelikult ajaloolised avatäited, mis olid kinni laotud, et see müür nagu ei tundunud nagu üli nagu ohtlik, aga ei tundunud ka ülistabiilne ja kui sinna soklitsoonis alustati tehnosüsteemide paigaldamist ja võeti see soklitsoon lahti, siis tegelikult ehitajal oli päris siuksed küsitavused, et kui ohutu seal toimetada on. Ja seal tööde käigus pakuti välja erinevaid lahendusi. Alternatiividena käidi välja ka kõiksugused betoneerimised, ka varrastega betoneerimised, aga arvestades siis tööde ja ajakulu ja kõike seda tempot ja graafikuid, et siis tegelikult nagu sellest traditsioonilisest müüri lahtivõtmisest ja üleslatumisest nagu üritati nagu alternatiivseid variante leida, aga summa summarum lõppkokkuvõttes jäädi ikkagi kõige selle traditsioonilisema lahenduse peale. Ja tõenäoliselt sellised nagu kahjustused või objekti teemad on ka need, mis igapäevaselt teil nagu lauale tõstatuvad, et mis on nende nagu kaalutluste ja otsuste nagu põhjus ja lõplik tagajärg. Et igal juhul, kui on võimalik, tasuks eelistada neid traditsioonilisi materjali ja võtteid. Või näiteks siin ühe mõisa peahoone katusetööd. Tegemist oli objektiga, kus kogu hoone terviklahendus oli eskiisi tasandil ja tulenevalt siis ajalisest nagu survest ja vajadusest liiguti ette nagu edasi selle projektiga staadiumites ja etappides tsoonide kaupa. Ja meil oli teostatud sellised eeluuringud ja põhiprojekt katusele ja meil oli ka tööd tsoneeritud, et on alates siis esimese korruse ja pööningu vahelaest, ehk siis see vahelagi oli see tööpiir.
iseenesest katuse konstruktsioonitööd, kus olid uutega asendamised, rekonstruktsioonid ja ka vanade ajalooliste proteesimised, need kõik nagu olid täiesti nagu tavapärased, aga see küsitavuse koht või ka muinsuskaitselise järelevalve nagu kaalutluskoht on see, et kui sellest tsoonist allpool on ka kahjustatud alad ja lihtsam on neid kahjustuste nii-öelda materjali, mida ei ole võimalik nagu päästa selles esimese etapi tsoonitööde hulgas nagu sealt eemaldada. Et siis taolised asjad on võimalikud, aga on vaja nagu meiega kindlasti läbi rääkida, sest et kui see esimese nagu tsoonitöödes pole hõlmatud näiteks kogumaja viimistlusuuringuid ja ka ehituskonstruktsioonide detailis dokumenteerimisi, siis tuleb nagu läbi kaalutleda, et kas on vaja võtta ette uuringud ja kas need on võimalik teostada, et näiteks kui need tööd toimuvad -20 kraadiste külmadega, siis siseviimistlusuurijatel ei ole võimalik sellistes tingimustes neid töid läbi viia. Et paljud asjad on kõik võimalikud, tuleb sättida ja meiega läbi rääkida. Ja siin muinsuskaitse järelevalvel on see kaalutluskoht, et õigel ajal meiega ühendust võtta. Ja näiteks üks näide konstruktsioonide osas, et on palkehitis, ühe mõisa vesiveski ja tegelikult samamoodi, et kõik see alusdokumentatsioon nägi ette proteesimised, täiesti traditsioonilised lahendused, aga see on hea näide sellest, et kuidas avakoosolekul kokkulepitust sõltub mälestise ilme. Et vasakul pool, võib-olla siin tume pilt, et ei tule hästi välja, aga vasakul pool on näide ühest seinast, esimesest seinast, kui oli kokku lepitud, et kahjustatud materjal asendatakse ja proteesitakse ja tegelikult järelevalve tegijal ei olnud nagu konkreetselt juhiseid, et kas neid võib ka oma asukohalt nihutada, ja ta andis suunised, et tegelikult võib nihutada nii-öelda proteesitud materjalid nagu ja asendatud materjalid ühte sellesse fassaaditsooni ja siis säilivad materjalid, palgid siis nagu selles samas tsoonis kokku, et siis tekkis nagu uus ja vana selgelt eristuv. Aga järgmise seina osas tehti see mõttemuudatus, et katsuks nii, et iga palk säilib in situ selles asukohas, kus ta on. Ja see visuaal on erinev, et tegelikult on nagu üks hoone nagu sein selgelt siis selle ühe stiili esindaja ja teine teise esindaja. Ja sellisel väiksel nii-öelda järelevalve kaalutlusotsusel on nagu mõju terve seina ilmele, et kas ta tundub meile nagu asendatud ja uus või siis tegelikult siukselt peenelt lahendatud vana. Või näiteks üks näide ühe kiriku katuse konstruktsioonide tööde olukorras, et alusdokumentatsioon oli ka väga hästi kahjustused ära kaardistanud, aga samuti olid konstruktsiooni osad rusu või siukestes täitekihtides peidus, et oli nagu visuaalselt pealt näha, et seal on kahjustused, aga nende ulatus tegelikult selgus täpselt selle kihi eemaldamisel ja nagu terve laepealse puhastamisel. Ja tegemist oli siis sellise palkkonstruktsiooniga, mille küljes oli siis krohvi alus matt ja krohv ja krohvlubi värvid. Ehk siis siuke peegelvõlv või osaliselt silindervõlv oli siis nagu kinnitunud või kinnitatud tervikuna sellele katusekonstruktsioonile, mis vajas siis restaureerimist. Ja tegelikult, kui see materjal oli seal eemaldatud, siis selgus, et see olukord on parem, need ristlõiked võimaldavad seda säilitada. Meie insenerametis käis ka seda hindamas ja otsustati, et stopp, me teeme korra ümberhindamise. Selle uue info põhjal me ei asu neid tervikdetaile proteesima ja asendama, sest see tooks kaasa kogu interjööri materjalide sisulise hävingu ja muutmise. Et puhastati kõik see kahjustatud maltsane osa välja, natukene seal tugevdati, tehti siukest riputussüsteemi ka ja tegelikult interjöörid kõik säilisid.
et järelevalvel on väga suur roll ka selles, et mis nagu kaasnevad tsoonid ja kaasnevad nüansid endas kujutavad. Ja näiteks toon ühe näitena ajalooliste viimistluskihtide teema, et siin ka ühe mõisa peahoone fassaadi näitel, et projekt nägi ette ajalooliste fassaadide säilitamise, restaureerimise. Osaliselt oli vaja ette võtta lubikrohvidega parandused ja mindud lubivärvide peale, aga tööde teostamise faasis oli hästi konkreetselt näha, et need hilisemad nii-öelda vesialused värvid, mis seal koorusid, et nende all olid ka polümeervärvid ja neid nagu lubivärvidega katta ei olnud mõistlik. Ja me nagu nõustusime sellega, et saaks tagasi ajalooliste sobivate materjalide peal lubivärvide peale minna, nõustusime siis nende eemaldamisega liivapritsiga. Ja töö võeti ette ja tegelikult kõik oligi nagu täitsa tavapärane, selles mõttes, et see eemaldamine oli vaja täiendavalt meiega nagu kooskõlastada, sest see ei ole nagu tavapärane situatsioon, sest see 90% tegelikult nendest algsetest viimistluskihtidest ikkagi nagu värvikihtidest hävis, et väiksed laigud jäid. Aga tööde etapis järelevalve roll oli ka see, et vaadata, et ikkagi saaks sinna nagu fassaadile uuesti traditsiooniline lubivärv. Töid nagu materjale, mida nagu müügil on väga palju, on ka lubivärvide nime all ka selliseid segatud ja nagu edasi arendatud lubivärve, et meie lauale jõudis küsimus ka selles osas, et kui ühe värvi osas, mis oleks olnud polümeeridega taas, et meil pole mõtet võtta ette selliseid suuri otsuseid ajalooliste materjalide nagu eemaldamise osas, kui tuleb tagasi sarnane situatsioon, et muinsuskaitse järelevalvel on hästi oluline roll vaadata neid retsepte, neid toodete koostisi ja hinnata, et kas seda alternatiivi nagu on mõtet edasi kaaluda üldse. Ja näiteks ka uued viimistluskihid, et kui meil on tegemist ajalooliste hoonetega ja projektid näevad ette traditsioonilisi materjale, eelkõige lubikrohve ja teatud tsoonides ka vähese tsemendisisaldusega lubikrohve, siis ei ole väga kaalumiskohta, et me saaks minna suure tsemendisisaldusega lubikrohvide peale või lausaliste tsementkrohvide ja mörtide peale. Et see nagu läheb meie tavalistest põhimõtetest, mis on seaduses väga kaugele, need ei ole tagasipööratavad lahendused, nad tekitavad niiskusrežiimi ja materjaliprobleeme ja tegelikult ka see ei haaku selle põhimõttega, et peaks eelistama traditsioonilisi materjale, töövõtteid ja meetodeid ja väga suur aspekt nende kasutamisel tuleb ka mängu siis, kui on meil säilinud väärtuslikud siseviimistluskrihid, krohvid ja värvid, nii lubivärvid kui ka liimvärvid, et kui me mingigi väikse kihi tsementmörti neile peale tõmbame, siis tegelikult oleme me need kõik hävitanud. Toon ühe näite akendest ustest, et tegelikult on muinsuskaitse järelevalve roll väga oluline nende avatäidete puhul. Siin on palju neist täna ka näiteid toodud. Aga kui on tegemist restaureerimistega, siis ma väga soovitan, nagu ka siin eelnevalt välja toodud, et minge töökodadesse või siis ka tehastesse tootjate poole, vaadake üle, kui palju sealt ikkagi seda ajaloolist materjali nagu säilitatakse või mitte, kui on tegemist uute akendega, et see sama materjali kvaliteet ja ka, et kas projekti värvilahendustest peetakse kinni ja kui näiteks uued manused sulused, et need oleksid sobivad, aga kui ka on ajaloolised, et kas need kõik ikkagi säilivad ja saavad uutele üle kantud, samamoodi ka klaasid näiteks. Ja me tegelikult oleme, isegi kui projektid on lubanud ainult takutamist, me tegelikult oleme viimastel aegadel läinud seda teed, et eelkõige kivihoonete puhul me lubame montaaživahtusid, eeldusel, et lengid on isoleeritud ülejäänud pinnast ja siis, aga see montaaživahu paigaldamine on ka, et see ikkagi eeldab siis seda isoleeritud lengi ja siis kivi vahelist pinda,
et põskesid ja ülejäänud osasid ei saa nagu montaaživahuga parandada või restaureerida. Ja tegelikult on üks niisugune kogemuskoht ühe objekti puhul ka, et kui on nagu uued aknalauad, et praegu oli õppetund, et need läksid kõik valdavalt asendamisele, et vanade väärtuslike aknalaudade puhul oleks tegu nagu üsna nagu nutuse olukorraga. Et kui on väga mahukad põranda valamistööd ees, siis ei maksa neid väga palju puitdetaile enneaegu hoonesse tuua sisse, vaid alles siis, kui suuremahulised niiskustööd on lõpetatud, et need detailid punsuvad, lähevad, tõmbavad kõveraks, koolduvad, et seda kõike tegelikult muinsuskaitse järelevalve saab ka suunata. Ja ühe näitena toon ära ka niisuguse mõttekoha viimistluskihtide ja tõhnuvõrkude osas, et kui on säilinud väärtuslikud viimistluskihid, krohvid ja värvid, nagu siin ka ühe mõisa peahoone näitel, siis tegelikult me tahaks, et need kõik säiliks maksimaalselt. Ja on projekte, kus on sisse kirjutatud ka see tehnovõrkude teema, aga on juhtunud ka nii, et ei ole. Olenevalt sellest on järelevalve roll nagu suurem või väiksem jälle, aga siinkohal olid põhiprojekti ja tööprojektis nad sisse kirjutatud. Enamus kaabeldamist tasub teha, kui on uued põrandad ja uued vahelaed, tasub teha nendes tsoonides peidetult ennem valamistöid või siis ka ajutistes karkassides. Ja kui on nagu väärtuslikud krohvid või värvid, siis tegelikult, ja kui neid ei eksponeerita, vaid need jäävad konserveerituks sinna kihtide taha, siis tasub nii-öelda krohvimati või raabitsvõrgu all või selles krohvikihis nad ikkagi vedada, et täiendavaid freesimisi mitte teha, sest et tehnovõrgud on mingi keskeltläbi 50-aastase elueaga ja kui me iga 50 aasta tagant tõmbame uued sooned sisse, siis meil on nagu see kogu väärtus tegelikult risti-rästi läbi lõigatud ja kahjustatud. Ja siin selle sama objekti puhul on näha nagu kõige vasakpoolsemal pildil, et tehti selle raabitsvõrgu tagant, kinnitati ja vahelagede põrandate seest, siis tegelikult ka keldris, kus olid niisugused abiruumid ja suured köögiruumid, et tegelikult paekivi müürid, mis ei olnudki nagu väga justkui viimistletud ajalooliselt, aga et sinna ka originaal nii-öelda konstruktsioonimaterjalidesse sisse ei freesitaks, siis sai need pinnapealselt ja krohv selle võrra natukene paksem või siis tehnopüstakutes. Et seda kõike ka saab järelevalve tegelikult silma peal hoida. Ja näiteks üks väga suur nagu õppekoht minu enda jaoks, ma pole nagu ennem niimoodi kokku puutunud, et füüsiline ja füüsikaline kaitse, mida ka järelevalve saab oluliselt suunata, et kui meil nagu on väärtuslikud maalingud, siis kindlasti need pigem katta OSB plaatidega, kus õhk tuuldub, aga ei ole lööki nagu ohtu. Et ühe objekti puhul ajutiselt oligi võib-olla mingi kuuajane periood, kui üritati kaitsta kiledega, nende maalrikiledega. Ja tegelikult need nakkusid väärtuslike maalipindadele ja tegelikult oli väga suur kahjustuste oht. Et pärast konservaator pidi ikkagi need maalingud üle käima. Et kindlam on OSB plaat, mitte maalrikiled. Ja tegelikult, kui on nagu niisugused niiskuskoormusega tööd, suured mördid, seinte ladumised või põrandate valamised ja tegemist on siseruumidega ja väärtuslikud krohvid ja viimistluskihid värvikihtidena, või ka näiteks puitdetailid, siis tasub mõelda ennem tööde algust niiskusohjeldamise peale. Et niiskusohjeldamise kava, et mis on temperatuurid, mis on kondentsiohud, mis on lubatud niiskuse vahemik ja ka et kas on vaja temperatuuri küttesüsteemes tõsta, kas on vaja õhutada, tuulutada, oleneb välitemperatuuridest.
ja näiteks ka niiskuse kogujad, et kui palju neid on vaja ja mis perioodiks on vaja. Et ühe objekti puhul oli see nagu niiskusrežiim väga kõrge ja ohjata oli väga kiiresti vaja, sest et kus varem olid nagu seinad, krohvid ja ihmisluskihid üsna nagu tugevalt kinni, et seal nad olid nagu kahtluse all, et kas nad ikka veel püsivad ja ka tegelikult hästi kiiresti tekivad hallitused, must hallitus ja nagu ka puitdetailide punsumised. Ja näiteks uute detailide puhul muinsuskaitse järelevalve roll on see, et justkui nagu ei peaks ju neid väga näpuga järgi hoidma. Projektis on ära lahendatud. Meil on nagu ka projektis ära kaalutletud, näiteks siin ennem tõi ka Kalvi välja selle, et meil nagu sottrenne tahetakse just mälestiste nagu katusemastike rahuliku hoidmise näol kasutada paralleelselt lumetõketena. Määrus neid tegelikult ei luba. Projektis tegelikult ekstra võeti see nagu aeg ja lahenduse otsimine, arvutada, et milline on see Saaremaa sellesama katuse, mis osaliselt oli kivist ja osaliselt plekist, see nagu lume koormus ja eeldatav siis lume üldse katte paksus maksimaalselt. Ja et natuke timmiti neid standardseid sottrenne nagu suuremaks ja kõrgemaks. Aga ehitustööde käigus ehitajal oli nagu selline standardlahenduse nagu harjumus ja tegelikult seda ei pandud ennem tähele, kui juba suurem osa katusest oli valmis. Ehk siis tagantjärgi oligi, et projekteerija justkui ei vastuta, et ei ole projektijärgne. Ehitaja ütleb, et et see on ju, et määruse järgi nad ei peagi lumetõketena toimima, et meil on ju standardjärgne lahendus ja nii edasi, et tegelikult teatud asjad projektis on põhjusega ja nüanssidega, et tasub olla tähelepanelik ja juhtida tähelepanu asjadele. Ja näiteks materjalide asendamised, et siin ühe kirikutorni näitel meil oli projektdokumentatsioon hariliku zinkplekiga. Siin on üks keerukam detaili näide ka, et sooviti minna vaskpleki peale just selle keerukuse tõttu. Iseenesest sellised materjalide asendamised peavad jõudma meieni ja tegelikult ka omanik peab olema kindlasti selliste suuremahuliste otsuste kaasamises, et need on väga kulukad ja väga põhimõttelised erinevused nii visuaalis kui rahakotis. Et kui on nagu toote asendamine sarnase toote vastu, siis nagu kõik ei peaks meieni jõudma, aga niisugused suuremahulised asendamised, need peavad kindlasti läbi järelevalve jõudma meieni. Ja enne kõik omanikuni ja siis meieni. Ja näiteks üks rehielamu näide, et kus on hästi oluline tööde järjekord ja meetodid, et nagu terve hoone renoveerimise põhiprojekt alates vundamendist, seintest, katusteni kuni siselahendusteni välja. Ja järelevalve ette seati küsimus, et me sooviksime nüüd restaureerima hakata, aga teeks nii, et jätaks sellest nagu ainult selle kivi osa sinna, et ülejäänud viiks töökotta. See paneb igasugused andurid tööle ja vilkuma ja tulede viledega täies osas, et tegelikult kui võtta seda päris olukorda, siis selle palgi olukord on üsna nagu rahuldav, et tõenäoliselt ainult sokli alumine palgirida ja võib-olla akende vahetu kõige akna lauapoolne palgijupp vajab asendamist. Et muinsuskaitse järelevalvel on nagu väga oluline suunata, et me ei hakkaks ette võtma mingeid selliseid töid selles järjekorras nende meetoditega, mis tähendab, et sisuliselt võib olla meil mälestise lausalist hävingut või siis valdavas osas hävingut, sest et kui see jõuab palgi töökotta, siis me oleme üsna veendunud, et see ei jõua samal kujul enam tagasi. Ja kui ma jäin mõtlema selle järelevalve autonoomia peale, et ega te väga autonoomsed ei ole. Te ikkagi lähtute konkreetselt selles seadusraamistikus, mis on teile ja meile ette antud.
Ja et kui on nagu olemas tööjoonised, mis täpsustavad põhiprojekti ja nad on traditsioonilised materjalide, töövõtete, meetodite poolest ja vastavad ka eri tingimustele, no siis selles osas on teil täielik autonoomia. Aga ja kui te ei tunne ära, et selline piiripealne olukord, siis võtke maakonnanõunikega ühendust ja kui meie oleme omakorda natukene kimbatuses, siis võtame omakorda meie veel pädevamatega ühendust. Ja tegelikult maakonnanõunikuni peakski tulema kõik need tööprojekti joonised ja küsimused, mis tegelikult tahavad seda kooskõlastatud lahendust muuta või on väga ebatraditsioonilised, et nii konstruktiivsetes kui ka visuaalsetes lahendustes. Ja tõenäoliselt, kui seda rida hoida, siis teil on piisavalt autonoomiat ja vastutust, aga samas ka üsna niisugune ohutu mängumaa või selline töötsoon, et ei lähe väga vastuollu. Ja miks me nagu seda päris autonoomseks, kuigi teil on pädevustunnistused, et miks me teid päris autonoomseks lasta ei saa, on siin üks hea tsitaat ühest avakoosoleku protokollist järelevalve poolt, et kõik väärtuslikud detailid tuleb ettevaatlikult lammutada, et me tahaks neid olukordi vältida. Aitäh! Nii, aitäh Liisile. Kas on publiku hulgas küsimusi? Kui kiirelt koha peal neid probleeme te lahendate, kui te objektid pöördutakse mõne probleemiga? Meil on selline olenevalt teemast, et kui ma ise suudan lahendada, on ka nii, et ma vastan ka tunni, 2-3 jooksul. Kui on natuke, et mul on vaja endal tagasi vaadata ja mõelda ja natuke uurida või kolleege kaasata, siis võib minna päev 2. Keskeltläbi mingi nädal, 1,5-2 on maksimum, oleneb ka, kas seal vahepeal on pühad, nädalavahetused või puhkused, aga üldjoontes meie maakonnas on üsna operatiivne. Et meil on nagu päris suur maht, aga kuidagi on nii, et oleneb teemadest. Et väga... jah, et nüüd oleneb nüanssidest, et üldjoontes me kasume võimalikult operatiivselt. Ja ma lisaks, et see on tegelikult üle Eesti me proovime. Jah, aitäh. Et nõustumisosakond ja maakonnanõunikud proovivad üle Eesti siis olla sellised, et kui on küsimus ja antakse teada, et on väga pakiline ja kiireloomuline teema, siis püütakse see vastus ka nopealt anda. Nii. Kas on veel küsimusi? Kui praegu hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis te võite neid... Aitäh!